kuni 5 aastat. Ja kuidas see nüüd tuleb, selleni me ka kohe jõuame, mis selles 5-6 lapsega siis peaks tegema. Aga kõige soodsam aeg on vanuses 2-3. Ja tegelikult see on ka, et miks on vaja see õppida lapsevanemaks olemist. Näiteks, kuidas ma siis aitan oma 2-3 aastasel kujundada neid korraharjumusi nii, et ta hiljem tunneks ennast täiesti rahulikult ja õnnelikult, kui ta peab koristama kappi, kui tema asjad on korras. Ja kui me nüüd siit edasi mõtleme, siis selline inimene saab ju palju paremini hakkama. Sellisel inimesel on rohkem aega, tema asjad ei ole kogu aeg segamini, ta ei pea otsima oma asju ja tegelikult elab ju paremini. Ja nüüd, kui me mõtleme, et siit tuleb nüüd kohe motivatsiooni teema, kuidas siis seda teha, siis 2-3 aastane, vaadake, kuidas ta tahab vaadata ühte ja sama filmi, kuidas ta tahab lugeda ühte ja sama raamatut, teha samu tegevusi. Tema sees on selline korralikkuse arusaam olemas. Ja kui me kasutame ära selle perioodi, siis need korraharjumused tulevad suhteliselt kergelt, aga seda tuleb teha lõbusalt. Ja see ongi see motiveerimise asi, et näiteks, et peidame ära meie oma ühe väikse 2-aastase poisiga tegime ja väga hästi õnnestus, et nii tuduriided, läheme paneme, peidame ära. Ja vot selleks on see alumine sahtel ja ta kogu aeg täiesti kindlalt läheb, paneb need sinna ära. Või näiteks, miks on tähtis, kui me läbi mõtleme see, et näiteks, kuna meil on poisid viimased, meil on kogu aeg poiste näited, et miks näiteks võiks olla autod õhtul reas. See on just selle sama asja pärast, et hiljem, kui ta on teismeline, ta ei tule ja viska oma teksaseid sinna. Ta teeb oma aseme ära ja see käib nii-öelda nagu mängeldes. See on tema jaoks lihtne, sellepärast, et see on tal sisse harjunud. Ja nii, ma loodan, et te saite aru, mida siis tähendab see tundlik periood. Ja selleks on olemas siis kindlad ajad. Ja nüüd veel, need tundlikud perioodid on siis 80% ulatuseks möödas, kui laps saab 12-aastaseks. Ja tegelikult võibki öelda niimoodi, et kõige suurem töö, mida lapsevanem saab teha oma lapsega, on vanuses 0-3. Edasi tuleb 3-6 ja kui me vaatame oma lapsi ja meil on kindlasti kogemus kõigil oma või teiste lastega, siis on niimoodi, et kuni 3. aastani saab lapsega teha väga hästi igasugust koostööd. Talle saab õpetada tohutu palju häid harjumusi. Nüüd kuni 6. eluaastani see kõver hakkab natuke niimoodi kaugenema, aga on ka veel päris head need lood. Nüüd olukord muutub tegelikult kindlasti peale 12. eluaastat, eks. Ja selleks ajaks peaks olema väga palju, nimetame seda tööks, see on seepärast, et see on töö, seda tööd tehtud. Ja kui me nüüd mõtleme, kuidas kujuneb hea iseloom, meie õnneks tegelikult ei ole niimoodi, et kõik on kaasasündinud. Selge on see, et lapsed on erinevad. Meil on ka väga sellise kõva temperamendiga üks väike poiss, aga kõigil meil on midagi sarnast. Ja sellepärast on lastekasvatus on kunst ja teadus. Et midagi on alati erinevad, kõik olukorrad on erinevad, aga midagi on kindlasti sarnast. Ja see sarnane joon läbib kõiki lapsi, sellepärast, et me oleme inimesed. Ja inimeseks olemisega käivad kaasas teatavad seaduspärasused. Ja ülejäänud nendest sensitiivsetest või tundlikest perioodidest lõpetavad oma tegevuse 20. eluaastaks. Ja see ei tähenda seda, et inimene ei saa ise muutuda. Aga ei ole enam neid väga sobivaid perioode. Nii. Ja nüüd natukene vaatame siis, kuidas käib see lapse iseloomu kujunemise protsess. Nagu öeldud, osa pärilik, aga see on suhteliselt väike. Ja me käisime ise ka ühel koolitusel ja seal toodi päris hea näide.
2 poissi, 2 venda, üks 5-aastane, teine 3-aastane. 5-aastane, väga selline rahulik, käitub korralikult, aga natukene võib-olla selline nukrameelne. Noorem poiss, 3-aastane, igavene rüblik, aga väga selline püsimatu, ei salli mingisuguseid tegevusi, mis nõuavad pingutust ja nii edasi. Ja kui me tunneme oma lapsi tegelikult, siis me saame aru, et näiteks selles samases 5-aastases võiks kujundada, aidata kujuneda rõõmsameelsusel, suuremal suhtlemisoskusel, sellel 3-aastasel jälle neid samu korraharjumusi, keskendumist ja kõike seda on võimalik teha. Iseloomu kujunemise protsess tegelikult käibki siis nagu sellise 4 etapi kaudu. Kõigepealt me loome neid olukordi harjutamiseks ja see nõuab väga palju kannatlikkust, sellepärast et tihtipeale on nii, et meil on näiteks 10-aastane laps kodus ja me näeme, et näiteks kas või ta võiks olla lahke. Lapsevanem saab, kui ta teadvustab probleemi, väga palju ära teha. Just nimelt sellega, et ta hakkab looma neid olukordi, kus laps saab siis harjutada oma negatiivse iseloomu vastast iseloomu. Ja saame kujundada, aidata kujuneda abivalmidust, lahkust, julgust, mis iganes, aga just kõik algab sellest, et me kõigepealt teadvustame probleemi ja siis me hakkame looma neid olukordi. Nüüd teine on siis see, et kujunevad välja positiivsed harjumused ja see ongi niimoodi, et kui me kasutame ära neid tundlikke perioode, siis see läheb meil kiiremini. Kui me oleme nad nii-öelda maha maganud, siis tuleb natukene rohkem vaeva näha, aga põhimõtteliselt see on ikkagi võimalik. Ja siit nüüd inimlikud voorused. Inimlikud voorused, neid on ju tegelikult terve rida ja kui me vaatame kas või neid samu vanu häid inimesi, keda tegelikult kindlasti meie tuttavate hulgas on, siis me võimegi öelda, et nendel on palju inimlikke voorusi. Ja võib-olla on nende vanematel olnud selline intuitiivne tarkus, et on osatud oma lapsi kasvatada. Ja lõpuks siis ongi see hea iseloom ja tegelikult see on ikkagi väga pikk protsess, aga me saame üht-teist teha ja päris palju teha. Ja nüüd me jõuamegi siis sellise vooruse juurde, mille nimeks on vastutustunne. Vastutustunne, mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, kuidas laps ja ka täiskasvanu täidab oma kohustusi. Ma olen palju kokku puutunud koolis töötavate inimestega ja tegelikult on ka õpetajate hulgas selliseid inimesi, kes suudavad koolis natukene aega vastu pidada ja siis on nad sealt läinud. Kool on muutunud väga raskeks keskkonnaks. Ja üks põhjus on see, et koolis on palju lapsi, kellel ei ole vastutustunnet. Vastutustunne, nagu te sealt lehe pealt võite vaadata, on siis voorus, mille kujundamiseks on kõige parem aeg vanuses 6-12. Ütleme, siia-sinna. Aga et kujuneks vastutustunne, et laps oskaks hästi teha oma töid ja tegemisi, sisuliselt, mida see sisuliselt tähendab, on terve rida selliseid voorusid, mis on vajalik omandada enne. Ja nüüd me jõuamegi siis selle korra teema juurde. Ja siin oli väikene selline kahing, kui ma ütlesin, et see 5 kuud ja kuidas siis see kord saab siis kujuneda nii väikesel lapsel. Tundub natuke imelik võib-olla. Aga ma arvan, et
et kui meil ei oleks nii palju lapsi, siis